Tere päevast! Tere päevast! Siin Arvo ja ES1 Kuvau. Täna oli siis jutu teemaks oli N1MM-i logi kasutamine võistlusmoded, eriti digimodedes, siis võtame FT8, FT4 ja pärast RTTY ka veel, kuna täna on RTTY võistlus, siis saab hästi kohe proovida. Nii palju nüüd N1MM-ist, et kui keegi tahab alla tõmmata, et tuleb vanem versioon tõmmata, baasversioon tuleb alla tõmmata ja siis pärast upgrade teha, mitte upgrade'i installida. Installeerub küll, aga siis jäävad pooled asjad saamata. Todi, kui oleme selle N1MM-i käima saanud, tõmbame alguses alla, siis on niimoodi, et tuleb konfiguratsiooni fail avada, pordid moodustada, tähendab ühesõnaga pill käima saada ja kui on CW mees, siis CW asjad ja nii ja naa edasi. Nii, digital mode. Digital modeks luua, arvatakse kaasa ka RTTY. Digital interface 1 on meil sound card. Teist raadiot ei ole. N1 ja määrame ära MTTÜ. Unustasin nii palju ütlemata, et MTTÜ kodulehekülje peal on MTTÜ engineer või mootor siis 17.01.70 selle versiooniga. Täis MTTÜ ei ole mõtet siia alla tõmmata, kuna siis ta on koormav programm, tähendab ühesõnaga arvutile ja ta on igavene, no mitu korda suurem kui see mootor siis. Ja siit muud siis MM-varid, on teine asi, on ka MTTÜ mood. MM-varis on siis BSK 31, 64 ja 128 moodet kassees. Ja siit valime nüüd FSK, Frequency Shift Control, või siis võib valida AFSK, Audio Frequency Shift Control. Kuna transceiverites sees on 2 generaatorit, mis töötavad shiftiga 170 Hz, siis võtame FSK, Frequency Shift Control, kuna see on nagu paika pandud nivood juba. AFSK-ga võime eksida, kuna see on audio frequency control. Me saadame audiosignaali saadame mikrofoni ja seal võib tekkida moonutusi ja igasugu muid ettenägematuid asju. Nüüd, et nii, muid asju nagu ei olegi siit valida vaja. Ja teiseks, see on nüüd meil MTTÜ, RTTY. Ja kui me tahame teha FT8, FT4, siis on kõige viimane lahter VSJTX või siis JTX setup. Nii palju ütlemiseks, et JTX-il ei ole võistluse modet paketti sees. Ma ei tea miks, aga VSJTX-il on, et tänane jutt läheb ainult VSJTX-iga. Niimoodi enable 2237 port, UDP port on vaikimisi, peaks olema.
Niimoodi ja siia märgime siis alla VSJTX või JTX-i, antud juhul VSJTX-i badge või teekond. Niimoodi JTX-i kui kasutame, siis JTX-il on igal versioonil, ta teeb eri papkasse, teeb neid versioonid, alla tõmmatavat versioonid teeb eraldi papkasse, siis peab siin ka parandama ära, tähendab ühesõnaga teekonna. Muidu jääbki see vana versioon jääb sisse. Niimoodi raadio 1 enable, kahte raadiot meil ei ole. Ja siia siis mul on pandud command line parameetrid. On pandud, et ta oleks tumedam mood, kuna vanal inimesel on silmad valguse tundlikud. Siis nagu oleks ta tumedam olema, parem. Aga võib ka helledam olla, siis ei ole seda vaja. Nii, kinnitame. Okeiga. Ja nüüd on niisugune lugu, et käivitame VSJTX-i. VSJTX. Sul on contest mode on RTTY, et oleks mingi muu asja valima. No las ta olla. See ei oma tähtsust. Kui see ei sega, see okei. Ei, see ei sega. Niimoodi võtame siit 14 mega umbes, siis vast ehk on levi ka või? Aha, tulebki kedagi. Kuna siin see on VSJTX programm, siis lähme settingutesse ja võtame advanced ja võtame siit, mul VV-Digi contest on praegu võetud, Special Operation Activity. Ja siit saab ka valida nüüd nii palju kõrvale põikes, et ekspeditsiooni sidepidamiseks Fox või Hound. Hound allikult valitakse, meie valime Houndi, kui oleme ekspeditsiooni, tähendab ühesõnaga pea või meid taga ajatakse, siis on Foxi. Vaata, see on nüüd kinni pane, et siin on ka üks oluline tab, mida saab kasutada. Vaata, siin on EU VHF contest ja vaata nüüd, kui me räägime sellest, et me näiteks peab olema näita sealt eespoolt seda VHF enabled linnukest ka, kui seda valida ja VHF enabled sealt generali tabist valida, siis selle kombinatsiooniga saabki näiteks 6 meetri nakki teha, ehk siis nagu meie karikaetapi digisidet. Just nimelt. Ja siis võiks olla RTTY, RTTEU Exchange on, tähendab TX, siin peab olema TX siis. Aga seda saab ka, ta vist hakkab pahandama selle peale. Niimoodi, siin on kõik asjad on samad. Kutsung, esimene regioon. Mul on praegu double-click on call set stakes enable on välja võetud, sellepärast, et ta saatele läheks. Oote, seal on see paremalt ülemine ongi see enable VHF and sub mode features, et kui teha nüüd siis nii-öelda digimodet meie ultralühilane pealt, siis tuleb see sisse lühitada linnuke sealt. Kus on? Vaata selle behavior bloki paremalt esimene. Behavior bloki allapoole liigu kollase noolega. No vaat see sama, jah. Enable VHF ja submode features. Vaat see on vaja sisse panna ja siis sealt valida see EU VHF contest ja siis sellise seadistusega peab siis toimetama seda meie digisidet nende karikaetappidel. Nii, okei. Raadio vastavalt oma pillile siis tähendab ühesõnaga valite moode.
audio koodekid. Mina tegin inputi, tegin ta nagu defineerisin eesti keelt, et teinekord on kiiresti vaja leida, siis leiab nende koodekid kohe ülesse. TX makrot, see on see, logi frequency ülejäänu on siis nagu standardne. Seal oli oluline koht, kus sa nüüd määrasid ära selle logisse minemise asja ju vaata. See näita seda samust reportingit veel ikka, jah? Reporting on prompt me to log QSO, tähendab hoiata mind ennem, kui sisestatakse QSO. Ja log automatically on contesting only. Tähendab contest modes on nii, et kui teine saadab 73 või ise saadab 73 esimesena, siis logitakse automaatselt. Aga seal on oht muidugi, et side peab olema muidugi lõpetatud, sa võid 73 saata, aga teine võib üle küsida 100 korda, nii et siis peaks nagu oluline on siin see UDP serveri plokk, vaata, accept need UDP request ja võt see plokk käi üle, jah? Jah, 22.37, nagu me Eesti ütlesime, et vaikimis on 22.37, mina muutud ei ole. Accept UDP, siin peab linnuke olema, võib ka 3 olla, võib ka 2 olla. Ja teist UDP serverit ma ei kasuta nagu. Niimoodi. Ja siis, kui vajutame, siit panime, Advanced'is panime selle contest moodi panime sisse, ilmub siia lisaaken, võt siia samasse, mis on nüüd logi. Logi on 2 aknas, on siin aknas ja on all N1MM-i. N1MM-i tähendab ühesõnaga kasutuses. Niimoodi, kui oleme võistluse ära teinud. Vaata see oksa setting sealt kinni nüüd. No jah, selle võib kinni panna. Ja. Niimoodi, kui oleme võistluse ära teinud, siis on logi vaja saata. Võistlust alustades tuleks nagu teha puhas vuuk. Kõik wave-failid, tekstifailid, log adi. Reset Cabrillo log, jah? Reset Cabrillo, jah. Ja export Cabrillo log, tähendab on siis, kui on lõppenud. Export, täidame pealise ja riburada pidi edasi. Kui pealis on täidetud, save, siis saame kätte, siis tähendab liidetakse logi sinna ja on ära saatmiseks valmis. Ja vaata ka, see on nüüd praegu see, mis sa teed VSJX-ist otse see export Cabrillo log. Aga nüüd ütleme, et VSJX on võimeline tegema ainult Cabrillot. Aga näiteks, kui me nüüd räägime, siis tegelikult, vaata, kas seda kohta ma ei pannud tähele, vaata see oluline on, et me ei laseks seda VSJX-i käima mitte lihtsalt ise desktopi ikooni pealt, vaid võtsid, eks ole, selle window ja võt sealt alt käivitad selle VSJX-i just nimelt sealt load'ist, sealt kõige alt, sest et see on hoopis teiste settingutega VSJX võrreldes sellega, mis sul on desktopi peal käima lastud, eks ole ju? See on täpselt nii, kui sa esimest korda käivitad, siis ta teeb omale uue ini ja uued tekstfailid ja mis siin oli meil kirjas, Open Log Directory. Niimoodi, siin on need olemas, logid, save ja igasugused muud asjad, tähendab ühesõnaga ja VSJX for EV1 on ini. See on nüüd siis N1MM-i. N1MM-iga
seostatav inim. Tegelikult logifaili võib juba nüüd teha hoopiski niimoodi, et võib teha üldsegi N1MM-i kaudu, et kõik sided lähevad selle UDP kaudu N1MM-i logisse ja tegelikult nagu logifaili kui niisugust sellest VSJX-ist nagu tegelikult põhjust teha polegi. No siin on kerge. Tähendab, ühesõnaga vajutad siia eksporti, fail, eksport, täidad pealise ära ja saadad ta välja. No ega N1MM-is midagi... N1MM-is oli see eeltäidetud. N1MM-is on ta eeltäidetud, aga no ma räägin, et kui ei ole vaja saada ka Brillot kätte, vaid kui on vaja näiteks EDI-faili vaja kätte saada UKV jaoks, siis nii-öelda VSJX seda teha ei oska. Ja, seda küll. Siis on niimoodi, nüüd on statistika, tähendab, ühesõnaga praegu on siin CQ, siin on kõik nad rohelised, mida võiks teha, kuna ennem on mul ära nullitud see asi. Võtame siit VSJT decode list. Nüüd on siin, nüüd järgmisena järgmise dekoodikuga peaks, näete, kutsungid muutuvad valgeks, need on meil kõik kordajad, või tähendab selles mõttes, et seda defineeritakse, siis pärast alguses defineeritakse võistluse mode, mida kas aetakse taga neid ruutusid, kutsungid TXC järgi või midagi muud. Listi pealt saame valida, näete, kohe esimese klõksuga. Nüüd dekodeerimislehe pealt saame valida 2 klõksu EU ja läheb lahti. Ja mul on sisse logitud 2 kutsungit. Siin on M1, tähendab kordaja 1 ja kordaja 2. Need on erinevate kaaludega. Ja tähendab, on välja ka toodud veel skoor. Et endal oleks huvitav vaadata, siin on igasuguse, vaata, selles N1MM-is oli paar-kolm aastat tagasi oli Kaimu presentatsioon oli N1MM-ile ja see on minimaalne kogus on akmed. On logi, siin on logi ja siia tulevad alla tuleb siis tuplad. Tähendab ühesõnaga töötatud maad. Töötatud sided, jah? Kuidas? Töötatud sided, jah, tegelikult. Töötatud sided, juba ära tehtud, siis tuleb siin alla, jah? Ja, täpselt nii. Mul ei ole kahjuks, ei ole siin ühtegi kutsungit, ei ole RA5V, AV. Kui ma tegin, siis ta... Ja siis, kui on sul, tähendab, töötamata on valge ja kui on töötatud, siis läheb punaseks. Siis ta läheb punaseks, see kutsung vastavalt nende logi, tähendab ühesõnaga logi vastavalt võistluse tingimustele. Ja kui on värvid sa pead ikka vist ise valima sealt sellest settingutest või? Mida? Pead need värvid vist ikka ise valima sealt settingutest. Tähendab värvid on configi all, manage skin color and fonts ja näe siin lehe peal vali, missuguse värve tahad. On fondid, tähendab ühesõnaga saad fonte valida. Digital interface, RTUI kallale veel lähme pärast poole. Selle lehe fondid, siis on sisestusaknafondid ja nii ja naa, aga värvid on siis siin. Värvid saab, siin on ka spikrid olemas.
missugused värvid võid panna, mina need muutma ei hakanud, mul on vaikimisi. Need on nüüd N1MM-i värvid, aga nüüd VSJX-i värvid on ja teises kohast jälle. VSJX-il on värvid on, tähendab ühesõnaga need kutsungid, need valged, mis on see kutsungid, need on N1MM-i hallata. Aga siis need väljad, terve see rida on settingute alt ikka pead minema. Jah. Nii, kolorid. Nii, siin on nüüd, tähendab ühesõnaga linnukesed sisse nendele, mida sa tahad inditseerida. Transmitted message. Okei. Ja siin on niimoodi nüüd, et neid lahtreid saab tõsta üles alla. See tähendab seda, et on prioriteet. Missuguse kordussidet me võime panna niimoodi, et teeme see prioriteediks 1, siis tulevad kõik kordussided USO in message. Mul on niimoodi pandud, seda võib igaüks proovida, aga see on helbis, peaks olema kirjas, et see kordussidet hakkaksid tööle. Peab ta kuskil tagaotsas olema, mitte prioriteet number 1 ega 2 ega 3. No nii, ma ei tea, mis siin veel rääkida. See on siis dekodeerimise list on siin kõrval, avatakse window ja VSJ dekoode list, saad selle ette, siis läheb aktiivseks ka need värvide palett läheb siin aktiivseks. Tähendab siis nagu töötamata need on valged või? Valged, jah. Seda saab muidugi muuta, et valge ei ole eriti. Kui mul on jah just nimelt, et kui mul ei ole inversiooni screen, vaid mul on taust on ele, mis ma siis sinna panen? No, kus ma seda muudan? Jutt oli sellest config, skinnide, kus on skinnid? Ülespoole, minu meelest peaks siit saama seda muuta. No ma eile vaatasin, et on teine see color of duplicate already work QSOs, call signs on see mingi call sign colors, teine pulk ülevalt teine. Vaata, seal on mingi change, ülevalt teine nüüd on duplicate. Ei. Call sign colors, see on teine ülevalt nüüd. Call sign colors, võt see jah, just. See on duplikaat. Aha, see on duplikaadi color, jah, okei. Aga esimene on siis normal, no mults, normal QSOs, ülemine sealt. No see call sign colors, jah, ikka. Järgmine section, jah. Kuule, okei. Seda igaüks proovib ja paneb oma selle järgi, sellepärast asi on selles, et seda ei saa defineerida üheselt. Sa tahad siis väita seda, et kui ma siin N1MM-is need ära määran, need mõjuvad tagasi siis sellele VSJX-i aknale ka, jah? No, aga võtame selle listi eest ära, näe, järgmine dekood on kõik, näe, on mustad. Aha, okei. Siit võtame Windowsi. Vanasti oli niimoodi, et oli ka kellaaeg, delta time läks värvust punaseks, kui oli, kas ta oli üle 1 vist või, siis värvust punaseks, siis seda ei tasu torkida. Aga
aga nüüd on uuel versioonil enam pole. Aga nii palju veel, et valge ja rohelise põhjaga on siis perioodide. Siin lehekdekooded listi on perioodid. Et saaks nagu konfigureerida, siin tuleb veel. Aga ta on niisugune selle jaoks, et jutt oleks lihtsalt. Okei, aga näita nüüd natuke seda RTTY poolt ka, jah? Ja alguses, kui käima panime, siis tuli väike aken, aga see oli mul tagavara monitori peal, et ennem tuleb kinni panna VSJT ja siis alles pärast N1MM. Nii, aga see selleks. Nüüd tähendab ühesõnaga, et RTTY teha. Valime siit digital interface. Nii, digital interface'iga on see selline häda, nagu te märkasite, on selle aknaga, on siin mingisugune jama. Aga seda natukene liigutada seda kasti, siis ta läheb normaalseks. Nüüd siin tähendab RTTY inseneer. Jõuta see logi ja see põhiaken natukene vasakule, siis nad ei kata ära. Missugune? Logi? Ja logi ja põhiaken lihuta natuke teise serva vasakule poole, siis on niisugune vahe sees normaalselt. Ekraani mõttes. Nii või? No jah, just. Las ta olla. Nüüd on siin niimoodi, et vastavalt sellele N1MM-il on niisugune asi, et tuleb kõik databaasile tuleb anda nimi. Uus database ES1QVAU on siin, muidu ta paneb paikimise hämmiks teeb. Ja kui me võtame nüüd new database, open database, siis näitab meile, missuguse võistlusi sa oled selle eksisin vist. Kas olla üks QV databaas? Võta nüüd new log sealt, jah? No siin on nüüd CQ Worldwide RTTY mul on ees. Võta VPX. Üleval pool. Ta on ka CQ Worldwide WPX. No, see alt. Ta oli CQ Worldwide, jah, tänane. CQ. Oot see, üles tagasi. Oot see sama, jah? Nii, siin saame nüüd, mis assistit, transmitter on üks, see, eks ole. Kinnitame ära. Okei, ja nüüd oleme CQ Worldwide'i RTTY's. Nii palju siis tähendab sellest konfiguratsioonist, et võtame üleval setupi, kus teise peale läks, jah? Nüüd on näha, jah? Nüüd on näha, jah? Mina panin siia Windows scroll, tähendab seesama dekodeerimise aken, mis on non-scrolling, sellepärast, et kui ta hakkab scrollima, hakkavad üles minema need, tuleb, tähendab, dekodeerimise rida tuleb siia alla, siis hakkab scrollima ülesse ja siis kaob sul käest ära, see kutsub, mida sa tahtsid vajutada. Jõudis ennem scrollida, kui ma jõudsin vajutada, siis võib tekkida eksitus. Aga
mina valisin non-scrolling, et no, nagu ta siit näha on, mingisugune asi siin töötab praegu. Aga see on müra. Nii, MTTÜ. Sagedus on 1275. 1275 on ka siin. Kuna see on lääne standard 1275, 2021-2025 on jänkide standard. Selles kartuses, et need harmoonilisi tekiks, teist harmoonilist ei tuleks dekodeerimisaknasse. Aga praegused millegipärast need eurooplased tegid siis 1275, võib ka 2000 panna, aga siis ludin on kole kõrge nagu minu meelest. Aga praegused transceiverid on küllaltki lineaarsete lõppudega ja kui FSK-d veel kasutame, siis ei ole hullu midagi. Shift on siis 170 hertsi ja digitaalsed filtrid siin. Niimoodi teised on 1500 on mul kesksagedus pandud. 1275 RTTY, FL Digi saab ka veel integreerida siia N1MM-iga, aga see on teine kord. Default RTTY interface on see, save settings ja kogu lugu. MM-vari. Kaimul oli vist MM-vari oli. Ei, mul on ka MMTÜ praegu. Sul on palja mootoriga või on sul? Ka palja mootoriga me tegime kunagi mulle, jah. Okei. Nii. Keri sagedust üles poole, seal tulevad reaalsed signaalid sul, kui sul on transceiveriga ühendatud. Kurat, jaamasega nii palju. Dekodeeris või? Ei dekodeerinud. Siin on natukene, ei saa aru, kus õige jaam on. Mingisugune asi hakkas uitama siin nüüd. Keera veel kõrgemale üles poole, seal on igast digi 80 on mingid FT4 sees vist. Ma ei saa ise ka aru, ma ei settinud, et demoda seda asja. Ma ei tea, kas keera kõrgemale, leia mingi tugev signaal RTTY-st. Ma ei tea, kas ta nüüd hakkas. Maru kitsas filter või ma ei tea, kas üle vähe tuleb. 3 kilohertsi on. Siis on liiga lai jälle või? Ma võin 600 ka panna. Pane 600 ja leia mõni tugev signaal. Ma tahaks reverse vist peab panema, reversi sisse. Aha, hakkas tulema. Nii, siin on nüüd niimoodi, et mina olen töötanud
selle RTTY inseneeriga MMTTÜ-ga olen töötatud kõrgematel bändidel. Aga madalamatel bändidel on väga kasulik töötada GRI TTÜ-ga. Selle võtame TX Atlase kodulehekülje pealt, selle mehe tehtud programm on. Ta on üldse teise algoritmiga dekodeerimine ja nõuab, mitte ei nõua, aga oleks hea niisugune laiaribalisus oleks. Nii, GRI TTÜ siis näeb niimoodi välja. Ta on jänkide, tähendab üleval otsas on see paganama kursor siin 2000 peal, aga meie toome ta alla ja siin on siis tähendab mõlemi pealt tuleb 2 akent. See on GRI TTÜ oma ja siis on MTTÜ oma. Kui näete nüüd kus sa selle omal nagu sisse sättisid, selles mõttes, et ta N1MM-i sisse tuleb? N1MM-i tuleb ta installida ära ja siis siit vajutad setupi RX window, enable attached RX window ja open, tähendab praegu ongi avatud. Okei, et sa midagi seda mingit muud baasi seal MMTÜ mootoris ei pea valima, jah? Kuule, ja tausalt, et ma mäleta. Seda võiks, ma eile lappasin natukene helbis, aga ei leidnud teda. Aga võid paralleelselt kasutada 2 erinevat dekooderit, jah? Täpselt nii, minul jookseb 2 tükki. Tähendab, vaatan siit, kui üks ei dekodeeri, siis teise pealt ja mõlemad lähevad siis, mõlemi pealt läheb, see on üks sama. Mõlemi pealt läheb siia sisestusaknasse lähevad kutsungid. Niimoodi. Ja siis, aga siin selles GRTÜ-s ei saa, tähendab ühesõnaga, ei saa polaarsust muuta. Pilli pealt peab kas reverse või otse, mark ja space, peab selle järgi ajama, aga selles MMTTÜ-s on täitsa olemas. On reverse on sisse lülitud. On reverse olemas ja niimoodi nad saab, tähendab sünkrooni, tähendab, et mõlemad siis. Mis selle reversi sisu on, mida ta reverseerib? No reverseerib kas ülemine või alumine külgribad, mark ja space'i. Okei, tavaliselt 170 hertsiga on shift on siis, eks ole, lull laseb. Okei, tavaliselt tavaline RTTY on LSB-ga üldiselt olnud, eks? No, tähendab, jah. No transiiveri peal on üldiselt on default on LSB RTTY. Seda küll, aga siin tähendab ühesõnaga, seda tuleb vaadata niimoodi, et kui ta dekodeerima hakkab. Et ennem GRI TTÜ panna paika transiiveriga, siis pärast siit saab ümber reverse või see. Nii, nüüd MTTÜ setup, demodulaator, seda ärme puutu kõik, 1275 või panna siia 170 shift on mulle nii jänkide kui meie versioonil on shift on sama. Ham default, kui vajutame siia hammi peale ja kui on automaatne net on sees, vaata siis ta jälgib seda
sagedust, Marki ja Space'i sagedust, et täpsemini peale häälestada. Niimoodi paneme selle 1275, ta võib koha peal ära, ta nihkub ära, nihkub ja läheb minema. Et siis vajutame hämmi peale, siis ta läheb uuesti 1275 peale tagasi. Niimoodi TX-is on siis nüüd on PTT FSK. Mul on mikrohämmi ruuter tegin lahti praegu, ta on sees. FSK on COM18, eks ole, ja COM18 kasutan PTT-d, nii et kui siit praegu läheb ludinaga, siis kasutan porti COM18 ja PTT-d ka koos selle portiga. Nii, font window, harilikult vaikimise on must, see waterfall siin all, aga seda võib igaüks võib panna siis oma nägemise järgi. Kas high ja low, kas need on punased või ükstaskõik mida. Nii, font, mis oli COM-TXTT FSK-d kasutame. Kui soundikaarti kasutame, siis on AFSK. Nii, USB-port on siis limiting speed. Ma ei tea, miks ta niimoodi on, aga niimoodi ta peab olema. Ja soundkaart on siis, tähendab, see on nüüd esimene on arvuti soundkaardi koodek, see on SJX-i oma. See on pilli audiokoodek ja mikrofon siis selle. Soundkaardi settingud sul praegu näiteks, aga see praegu RTTY-sse üldse ei puutu, eks ole ju? No mul RTTY tuleb ka sealt läbi. Sul ei ole otse modega või? Mul ei ole, tähendab, aga mul on niimoodi, ma ei kasuta üldse. Arvuti helikaart üldse ei kasuta, sellepärast, et Skype ja nii, et mõnikord on vaja Skype'i sisse lülitada ja kui RTTY või midagi sees on, siis lööb selle asja kõik sassi. Me saame, oota, mis ma nüüd tahtsin. Aga ongi vast kõik või? Me enam-vähem näitasime põhiasjad ära vist, jah? Aga siis põhiline on jah, et see GRI-TTÜ, et see oleks siis madalamatel bändidel kasutada 3,5-7 ja just eriti nendel bändidel, mis MTTÜ ka töötab, aga ta ei tööta nii hästi. See vahe on siit nendest kahes aknas kohe näha. Kui näiteks kontrollnumbri vastuvõtmine või lokaatori vastuvõtmine, siis madalatel bändid töötab see programm paremini. Kui aga MMTTÜ ülevestel bändidel perfektselt laseb. Võib-olla, ma ei tea, kui prooviks, näitaks veel lõpetuseks ühte logiprogrammi, mitte log 4OM-i, aga log HX3. Kaim, kas oled sa nõus, teeme kiiresti ära? Kui meil on natukene aega, no kui see nüüd ütleme, et kuni 10 minutit, jah? No. Näita, et siuke asi olemas on.
Tähendab, ma tahtsingi just seda öelda, et kui kellelgi see log4hx, log4OM ei meeldi, siis võib panna log-hx3, käivitub 3. versioon ja 683 on versioon. Mul automaatselt käivitus. Tähendab, ühesõnaga, see nüüd töötab, see on logiprogramm, see ei ole võistlus. Võistlusmoodul on ka seal sees. Mul on rotaator. Aga just sellepärast, et logi vaatame siit, tuplasid vaatame siit, on kaart ja statistika on 1, 2, 3, 4, 4 akent on mul toodud ette. On toodud siis kutsungid, XC, VPX, prefiksid ja lokaatorid. Näiteks, kui võtame siit R9 RT, siis on, tähendab, millegipärast on siin, tähendab, see mees ei ole, on temaga on töötatud nendel bändidel, aga ta ei ole saatnud USL-i. Nii, 10 meetri peal, 10 meetrit on aktiivne praegu. Paper Latvia E6L. Selle näitab ära siit. Läbi peale. Niimoodi ma ei hakka siin, see oli Apteti vaimode oli siin peal, filtrid olid sees. Kes selle programmi teinud on? Selle on teinud üks ukrainlane, vene kutsungiga programm on. Või vene kutsungiga. Et kui keegi tahab proovida, siis tal on küllaltki tugev statistika on taga. Isegi ma ütleksin parem, kui on log4OM-il. Ja seda kasutab ES3RM, on kogu elu vist on kasutanud või kogu aeg. Tema oskab nagu, mina kasutasin ka üks 2-3 aastat, aga siis läksin log4OM-il üle, kui see teine versioon tuli. Ja noh, nii on ta jäänud juhuse. Nüüd on siin on niimoodi, et kui võtame siit programmid ja eksternal programm, siin on, neid saab siduda JTX, VSJX, MSAV-da, TrueTTÜ-ga, CW Type, ühesõnaga J65 HF-iga. Seda programmi saab nende digimoodedega siduda. Siin märgitakse ära näiteks JTX. JTX-il on siin jälle teekonna märkimine. Teekonna märkimine igal JTX-il on siis iga kord, kui tuleb uus versioon, uuendus, ta teeb jah, see ei olegi praegu nii oluline, ühesõnaga jah, ta teeb eraldi teegi sinna, jah. Ta teeb eraldi programmid või tähendab eraldi papasse teeb. JTX 64, näe, 151, 32 on siin, 157 RC5, 158, 158 RC2, 158. Nii et tuleb näidata talle teekond ette 158 näiteks binari, PIN ja JTX ekse. Aga see selleks.
Nüüd 137 UDP on vaikimisi. Z-raadio mode digital U. Niimoodi ja siis auto close program and stop use. Tähendab ühesõnaga auto stardi ma millegi pärast võtsin ära. Aga ta käivitas ikkagi, aga okei. See on lihtsalt tutvustamiseks ja ei millekski muuks. Ja siis vastavalt sellele, kui JTX on või VSJX valime siis teisest versioonist ülesse poole. Ja VSJX-il on siis jääb üks papka jääb. Tähendab, upgrade'iga ta ei muuda oma asukohta ja jääb siis samaks. Nüüd on nii, et paneme selle kinni. Paneme selle kinni ja valime siit nüüd. Tähendab, me tahame JTX-i valida. Millegi pärast see ei õnnestunud. JTX oli küll, aga see oli valesti. JTX, siia tuli nüüd teine. Nii. Siin on teekond. Ja aknad on muidugi sättimata ja tuli ette JTX koos oma waterfalliga. Nii seda sättima ei hakka, aga nüüd on vist kõik. See oli tutvustus on ära olnud ja Aga see on nagu, kui log 4 puhul on lihtsalt see, et sul log 4 käib, eraldi lased käima siis näiteks JTX-i või VSJX-i. Seal on UDP, eks ole, tehtud, pead sidet tulevad kolksti sulle log 4 logisse, aga siit sa käivitad selle logiprogrammi kaudu selle lisaprogrammi, jah? Täpselt nii, just nimelt. Siit tuli nüüd use VSJX. Siit kasutame JTX, uus ikoon. No JTX-iga on õnnetus, jah, mul ei ole konfigureeritud, kuna ekraani resolutsiooni tuli muuta ja kõik need asjad on sassis siin. Ma saan aru, et sa igapäevaselt siiski kasutad praegu log 4, mitte seda log HX-i, jah? Log 4, jah, aga silm on peal kogu aeg HX-il, kuna mõningad näiteks nagu on vaja peanahkasid on vaja saada, kui palju peaga nahkasid on siis. Siin on väga lihtsalt see võtta, ma mäletan täpselt, kuidas see asi käis, aga kuidagi moodi ta käis, aga see ei olnud põhieesmärk oli tutvustada. Pole aga super. Aga selge, täna me arvad, ma ei tea, kas on nüüd mingeid konkreetseid küsimusi ka või meil on nüüd natuke üle läinud, aga Vilja on juba ootel seal ilmselt, nii et vaatame, kuulame, kas keegi tahab midagi küsida. Polegi näost roheline. Villi, sa näed mingeid küsimusi ka või? Ei, ma mõtlen, kas kuuau ei olegi roheline või? Küsimusi mina ei näe. Okei, kui küsimusi... Väga hea jutt oli segane, või teine kordki. Ja, ei tipp-top, aituma. Aga siis, kui küsimusi ei ole, ma ei tea, mina olen praegu selles streamis, olen live ka praegu või? Praegu oleme veel... Ma olen praegu audioga ainult, mul hetkel on kaamera väljas, aga seda kaamerat pole hetkel vaja ka väga, nii et ma lihtsalt siis juhataksin Viljo sisse, et pange see Viljo see vahe nii-öelda leht ja loodame, et Viljo on nüüd stardi valmis. Okei, on mind kuulda.